sa olid kohe ema, küsis laps. Ei, vastas ema. Kui sina sündisid, siis sain ma emaks. Aga vanaema, kas tema sündis vanaemaks? Ei, ka tema sai vanaemaks sel päeval, kui sina sündisid. Ohoo, rõõmustas laps. Ma olen siis ju väga tähtis. Laps võttis ema ja vanaema käest kinni ja ütles, te olete mulle väga kallid, ma armastan teid. Vanaema vaatas lapselast ning mõtles. Arvasin juba, et olen unustanud, kuidas last süles hoida. Aga mu käed mäletavad. Ühel päeval mõtlen, et lõpuks oled laste kasvatamise muredest ja rõõmudest prii, kui tunned väikese õrna käe puudutust ja leiad end taas seotuna laste armastusest. Vaevalt jõuad viimase kaisukaru pööningule pakkida, kui tuleb ta alla tagasi tuua laste jaoks. Vanaema on alati aega lihtsalt vaikselt istuda, lapse kätt oma peos hoida ja põske paitada. Tänane kontsert on teile, armsad emad ja vanaemad. Maikuu teine pühapäev on ikka päris pühapäev. See ei ole sinu päev ega ole minu päev ja mul on nii kisapäev. Pole see ka isapäev, täna on üks kenapäev. Täna on mu emapäev, see on täitsa emapäev. Emme on see, kes oskab lapsi nii õrnalt hommikul äratada, aitab neid riidesse ja neid lasteaeda. Õhtul aga ootavad kõik lapsed oma armsaid emasid ja jooksevad neile rõõmuga vastu. Hommikul mul kõrva susistad see õrnalt, ärka üles lapsuke, jälle algab päev. Ega oli minu, mulle ema. Minu hellad silmad meeles ole. Riidesin taitad, hellatust vaatad ja siis kalkisin laste juurde. Kõhtusin ma ootan, tihti teele vaatan, sulle vastu jooksema, pallisemata. Ema paivib lapse mure. Ema hääl on nii leebe ja nii rahustav. Ema vaimne mure viivad, justkui selga kasvaks tiivad. Ema huud ning leebe hääl, parimisi ilmapäev. Kõige paremini tunnevad lapsi just oma ema. Nad teavad, millal laps vajab lohutust,
aga nad teavad ka seda, millal kõhuvalu polegi päris valu. Mina fännan oma ema, emadest on parim tema. Ta ämbib mehest ägedam ja nutiseadest ägedam. Mina aitan oma ema, kui maiaks rohkem vajab tema. Homme kas või mitusada võin ära süüa riburada. Mina tunnen oma ema, kahjus tunnen mind ka tema. Näiteks suldsed ta ei talu, välja mõeldud kõhuvalu. Tühjaks on mind maailmakooli, minema pean ikka kooli. Ema oskab kõike ja teab kõike ja peseb pesu ja teeb süüa ja ise on ta nii ilus ja armas nagu ingel. kes sikutab mu varvas ja tõmbab teki peal. See on mu ema armas, kas te siis veidi teamas. Ta tõuseb kõigist varem, läheb muna, keedab teed. Ta on kõigist teistest parem, ta emakene hea. Kui laps joonistaks pildi emast, siis ta joonistaks südame. Südame, mis jääks emale alles ka siis, kui laps on suureks sirgunud ja linnuna pesast lennanud. Ema ilma sind maailma peas, südameks maaliksin sinu. Armastust nõnda sul näidata saab, võta vastu see kingitus minu. Mu väikesed hiiled, mu väikesed käed, abiks sul tahavad tulla. Rõõmuks sul olen ja rõõmuks sul jään, oma südames lasen mul olla. Ema ükskord, kui suureks ma saan, ära pesast ei linnuna lendan. Mu südame pilti siis vaadata saad, seda tuksed tunnen siis endas. Tavaliselt nutavad inimesed siis, kui nad on kurvad, aga vahel võib nutta ka õnnest. Ja siis ei ole pisarad mitte kurbuse pisarad, vaid hoopis õnnepisarad. Ise noppis ilmavillad, ise vaasi panin veel, öeldes tervituses nutisin temale. Aga äkki ilmasin lihtsalt vees lisan välja, kus sa nukatunakene unelikus või sinu ühtis silmast pisara ja kalistades ütles ta, kui suureks saades teab kasab, mis on nendel meeldisavad. Emme on kodus päikeseks ja rõõmusäraks iga päev. Tahan. Laule lugeda. Täna sulle emade. Oled minu mõõsad, sinu kohuteikene. Kui jõuab õhtu, siis on nii mõnus uinuda põsk vastu emme põske. Emme vaikne unelaul viib kõik mured minema. On lihtsalt nii hea ja nii soe.
kõik väikesed tüdrukud tahavad olla oma ema moodi, niisama hellad ja hoolivad. Nad oskavad oma nukkudele laulda sama armsaid unelaule nagu ema. Kingituseks 2 õpetlikku lugu. Esimene lugu räägib 3 võõrsakesest ja see lugu õpetab meile, et endast nõrgemaid ei kiusata ja võõrastele ust ei ava. Elasid kord 3 võõrsakest Nihv-Nihv. Nahv-Nahv ja Nahv-Nahv. Võõrsad olid kasvanud juba suureks ja otsustatud endale ise metsa majad ehitada. Mina teen õudedest maja. Mina
õpetab seda, et alati tasub ema sõna kuulata ja võõrastega ei hakka rääkima. Munamütsike, kus sa oled? Olen siin emme. Vanaema on haigus. Ole hea ja vii talle kooki ja mannajooki, aga ära ainult teid kõrvalastele võõrastega räägi. Olgu, ema, ma siis lähen. Head aega! Tere, Munamütsike, kuhu sa lähed? Ma enda vanaema juurde, ta ei valida siin kooki ja mahlajooki. Aga kus ta on? Ta elab seal küla serval 3 vana tamme juures. Aga Munamütsike, kas sa tahaks neid ilusad jõlle vanaema juurde leida? Oi, sellisele et poleks ise ütelnud. Aitäh, Kont! Siin on Emmi. Kes on? Ka mina, Munamütsike. Vanaemal on kindlasti liiga üle hea meel. Aga miks uks lahti on? Tere, vanaema! Tere, tulistus ja võrdselt. Aga vanaema, miks mul nii suured silmad on? Näiteks pole nii näha. Aga vanaema, miks sul nii suured käed on? Näiteks pole nii vaja istada. Aga vanaema, miks sul nii suured hambad on? Näiteks pole näha, see on kõht on täis, nüüd ma võin rahulikult magama jääda. Aga miks uks lahti on? Näen, et vaata, mis vanaema